Jah, lugupeetud volikogu esimees, lugupeetud kolleegid, et see asi on ikka väga piinlik ausalt öelda. Ma olen sügavalt pettunud nädal aega juba põhimõtteliselt, kui ma sellest uudisest teada sain eesseisvuse koosolekul ja ma ei mõista seda. Ma ei mõista, mida te tahate saavutada. Kas te tahate saavutada kuidagi, et te teete oma poliitiliselt, ma vaatasin veel uuesti üle, lugesin ära nende, tähendab, isegi kõige väiksem teenete tunnustamine Tallinna linnas, mis on, eks on teenete märk põhimõtteliselt. Ja 3 abilinnapead on saanud oma tahtmise. Teie kaasa arvatud, lugupeetud ettekandja. Ja 2 neist on sotsid ja 1 on Eesti 200. Ja siis te lihtsalt arvate välja. Me fraktsioonis kaalusime üle nädala aja, kelle me esitame sinna. Ja Harri on linna süsteemis töötanud, nii kui on siin mainitud, eks ole, ja augustis tuleb ta 70. juubel. Ta on oma elutöö teinud. Ja me leidsime fraktsioonina tõesti, et ta on seda väikest märki väärt. Seda kõige väiksemat märki on väärt. Aga te sülitate peale traditsioonidele. Te tekitate mingist tühjast kohast mingi täiesti mõttetut tüli ja konflikti. Piinlik on teil. Peab olema. See on vastik kõik. Ja mul ei ole kandidaati vastu midagi. Mul on selle protsessi vastu, kuidas te seda menetlete. Te ise lubasite mingisugust, ma ei tea, euroopalikku uut korda siin kõik avatud. Eile käisin ühel debatil, kus just teie esindajad rääkisid, et nüüd on Tallinnas kõik avatud, kõik käib läbipaistvalt, kõik on euroopalik, kõik on hästi, kõik on mõnus, loed teie valitsuse liikmete sotsiaalpostitusi, issand, kui tore kõik on, aga samas tuleb niisugune plärakas näkku. Ma saan aru, et teil on nagu poisikese kombed või tütarlapse kombed või plikakese kombed, et tahaks kiusata, tahaks EKRE-le koha kätte näidata, on ju. Tahaks ju, hirmsalt tahaks, et need üldse poleks olemas. Sotsid valitseksid maailma, siis oleks hästi. Nii kui Soomes, on ju. Ja küll, aitäh.